Hea sõber, täna vaatame üht vähem tuntud, aga siiski olulist osa Gideoni elust. Me oleme tutvunud tema imelise võiduga miidjanlaste üle, mille ta saavutas ainult 300 mehega. See oli ju suur ja ootamatu võit. Kuid mis juhtub pärast seda? See küsimus puudutab meidki, mis juhtub meiega pärast vaimulikke võite. Kuidas me saame hakkama väsimuse, vastuseisu ja uhkusega, kui suurim lahing näib olevat juba selja taga. Vaatame siis lähemalt kohtumõistjate raamatu 8. peatüki 13. kuni 21. salmini. Kui Gideon Joase poeg tuli tagasi taplusest Heresi tõusude juures, siis ta sai kätte ühe noore mehe Sukkoti meestest ja küsitles teda ja see kirjutas temale üles Sukkoti vürstid ja vanemad 77 meest. Siis ta tuli Sukkoti meeste juurde, ütles, vaata, siin on Seeba ja Salmuna, kelle pärast te pilkasite mind, öeldes, kas on Seeba ja Salmuna sul juba käes, et peame su väsinud meestele leiba andma. Ja ta võttis linna vanemad ja kõrbe, kibuvitsu ja ohakaid ja andis neid tunda Sukkoti meestele. Ja ta kiskus maha Penueli torni ning tappis linnamehed. Ja ta küsis Sebahilt ja Salmunalt, missugused olid need mehed, kelle te Taaboril tapsite. Ja nad vastasid, need olid niisugused nagu sina, igaüks välimuselt nagu kuninga poeg. Ja tema ütles, need olid mu vennad, mu ema pojad. Nii tõesti, kui issand elab, kui oleksid jätnud nad elama, siis ma ei tapaks teid. Ja ta ütles Jeterile, oma esmasündinule, võta kätte, tapa nad. Aga poiss ei tõmmanud oma mõõka sellepärast, et ta kartis, kuna ta oli alles noor. Siis ütlesid Seba ja Salmuna, võta ise kätte ja tule meile kallale, sest nagu mees, nõnda on ta ramm. Ja Gideon tõusis ning tappis Sebahi ja Salmuna. Ja ta võttis ehted nende kaamelite kaelast. Aamen. Nagu kuulsime, oli olukord selline. Gideoni mehed olid kurnatud, kuid jätkasid sihikindlalt vaenlaste tagaajamist. Sukotis ja Penuelis paluvad nad lihtsalt leiba, kuid sealsed juhid pilkavad Gideoni ja keelduvad aitamast, sest vaenlase kuningad Sebah ja Salmuna ei ole veel kätte saadud. Olukord võib võtta ka teistsuguse pöörde. Järgnevad sündmused on verised ja meile raskelt mõistetavad, kuid kindlasti pole nad ilma asjata siia Moisesse pühakirja teksti sattunud. Toonane füüsiline sõda koos kõigi oma koledustega on pilt vaimsetest lahingutest, mis meilgi tuleb aeg-ajalt läbi elada. Sukkoti ja Penueli lugu näitab, et kui sa keeldud toetamast väsinud Jumala võitlejaid, valid sa tegelikult vaenlase poole. Jumala riigi lahingutes ei saa jääda mugavaks pealtvaatajaks. Kui Jumala rahvast keeldutakse toetamast olukorras, kus vajalikud vahendid on tegelikult olemas, nõrgendatakse sellega vaimuliku võitluse eest liinil seiseid ja teenitakse vastasuve. Hiljem, kui Gideon naaseb võidukalt ja saab 77 Sukkoti vanema nimed, karistab ta neid kõrbevitste ja okatega. Nende okkad on siin nagu pilt raskustest, pettumustest ja kannatustest, mis on vajalikud, et meidki distsiplineerida. Need on meeldetuletuseks neile, kes oma usus on muutunud leigeks ja otsustusvõimetuteks. Edasi liigub Gideon Penueli linna. Samamoodi nagu Sukkoti juhid jälgisid ka sealset toimuvat puht inimliku
kalkulatsiooniga. Las see mees võtab kõigepealt vaenlase kuninga kinni, eks me siis vaata, kas anname neile leiba või mitte. Ja nüüd on Gideon võidukalt sõjaretkelt tagasi ja Gideon kisub maha nende uhke torni ja tapab selle linnamehed. Peenuli torn on siin pilt inimlikest mõtetest, kavalist hinnanguist ja enesekindlusest. See torn sarnaneb esimese Moosese raamatus mainitud Paabeli tornile, mille peamiseks eesmärgiks oli inimestele endile nime tegemine ja oma võimete ülistamine. Need, kes hoiavad kinni sellistest inimliku uhkuse kindlustest, hoiavad sageli ka vaimulikest võitlustest eemale. Kuid kõik, kes astuvad tõelistesse vaimulikesse võitlustesse, peavad selliseid inimliku uhkuse tornid oma elus ka halastamatult maha kiskuma. Nüüd jõuame ka Gideoni enda südame juurde. Füüsiline võit on käes, kuid vaimulikud ohud on säilinud. Pärast suurt edu muutub Gideon enesekindlamaks ja koos selle enesekindlusega lööb kõikuma ka tema täielik usaldus Jumala vastu. Selle asemel, et vaenlase kuningat koheselt hukata, hakkab Gideon Sebahi ja Salmuniga rääkima, pärides neilt Taaboril tapetud meeste kohta, kes osutusid Gideoni vendadeks. Ja siin kerkib esile iidne veritasu teema. Taaboril tapetud olid ju Gideoni ema pojad. Veritasu oli toona absoluutselt vältimatu kohustus. Gideon ütleb otse, kui oleksid jätnud nad elama, ma ei tapaks teid. Kuid Gideoni kättemaks muutub isiklikuks. Selleks, et neid kuningaid lõplikult alandada, annab ta mõõga oma pojale, et too vangid tapaks. Kuid poeg Jeter on liiga noor ja ei suuda seda teha. Sellest pidi saama poisi nii-öelda meheks saamise rituaal, aga see käis tal üle jõu. Gideoni ego saab siin pihta. Ja nüüd esitavad kuningad Gideonile väljakutse. Võta ise kätte ja tule meie kallale, sest nagu mees, nõnda on ta ramm. Ja Gideon vastabki sellele väljakutsele ja lööb nad maha. Aga just nüüd teeb ta saatusliku vea. Ta võtab vaenlase kaamelite kaelast ehted. Tõenäoliselt olid need ehted poolkujulised ja kõnelesid sellest, et Miidianid kummardasid kuu jumalat. Niisiis ei olnud need ehted lihtsalt suveniirid. Ehitud kaamelid näitasid toona omanike positsiooni ja võimu. Võttes nende ehted sõjasagiks, näitab Gideon, et ta soovib säilitada isiklikku mälestust sellest võidust. Kuid see tähendab, et kogu au ei kuulu enam Jumalale. Lõpuks oli ju tema need kuningad ja nende väed hävitanud. See näiliselt väike tegu kujuneb tegelikult seemneks see on siis Gideoni peagi saabuvale vaimulikule langusele. Hea sõber, Gideoni loo lõpp kutsub meid üles valvsusele. Esiteks ära ole leige, teeni Jumalat kogu südamest, eriti siis, kui teised on väsinud. Teiseks lammuta oma elus inimliku uhkuse ja isekate kaalutluste tornid. Kolmandaks ära pane liiga suuri lootusi neile, kes on oma usuteel alles noored. Ja mis kõige tähtsam, kui Jumal annab sulle võidu, anna kogu au temale. Ära võta vaenlastelt meeneid, mis võiksid su südame kuidagi Jumalast eemale kiskuda. Sellised olid siis tänased mõtted. Kohtumiseni!